luua Eestis ettevõtluses seda tunnet, et me teeme sisu poolest tugevat keskkonnainnovatsiooni ja see sisu paistab ka väljapoole välja, selle asemel, et oodata, kuni see keskkonnainnovatsioon meieni jõuab kuidagi nagu hiljem. Ja see, kuhu ma selle diskussiooniga välja tahaksin jõuda, on see, et kuidas oleks Eestis nagu ühiskonnas mõtestatud tasandil sõnastatud või tunnetatud ühine eesmärk, et me tõesti nagu liigume koos ühise eesmärgi poole. Ja mis see eesmärk siis olla võiks selle keskkonna ja ringmajanduse teemadel? Ma küsiks võib-olla sissejuhatuseks veel rahva käest siit. Ma juba tutvustasin, kes siin laval on, aga kes on siin kuulajaskonnas, et paljud teist on siin erasektori esindajad. Andke käega märku. Hõre. Kui paljud teist on avaliku sektori esindajad? Ja paljud teist on mittetulundus või sihtasutus esindajad? Mulle tundub, et vähemalt pooled jätsid käed tõstmata või küsisime siis midagi, jätsin midagi küsimata. Kes siis vist siin veel on? Ei tea, võib-olla on lihtsalt asi tagasihoidlikuses. Nii, aga selleks, et mõtte käima saada, ma palun teil kõigil, kõigepealt võite rääkida oma arvamusest selle teemapüstituse osas, aga ma tahaks küsida teilt, mis on teie arvates üks hea näide sellest, mis asi üldse on keskkonnainnovatsioon ja mis näitab hästi, toob hea näite sellest, kuidas üks ettevõte või lahendus on jõudnud võimalikult lähedale selle ringmajanduse toimimisele. No. Ei pea tegema järjekorras. Ma siis alustan. Mõtlesin selle peale ja ei tulnud kaugelt otsida. Leidsin, et tegelikult üks väga hea näide on meie enda ettevõte Verrowool, mis siis võtab sõna otseses mõttes jäätme, muudab selle soojustusmaterjaliks ja annab sellele ikka üpris pika täiendava eluea. Ja et mitte jääda võib-olla nii enda keskseks, siis tegelikult on siin samas lähedal, Mäol, on Rexest Grupi tootmisettevõte, kes toodab Plastrexi brändi all terrassilauda, fassaadimaterjali, tegelikult on plastik selline profiil materjal ja täpselt samamoodi nad teevad seda puhtalt kogutud plastjäätmetest. Ja nemad isegi ma võiks tunnustuseks öelda, et nemad teevad veidi keerulisemat toodet, kui meie toode on. Nii et see väärib veel eraali tunnustust. No, mul ei ole sama. Mina ennast ei... Nüüd ma kuulan. Et mul ei ole samamoodi väga kaugelt vaja otsida seda näidet, et siin ta on. Et ühtlasi KIK andis neile eelmine aasta ka aasta keskkonnasõbralikuma ettevõtte auhinna koostöös Keskkonnaministeeriumiga, et tõesti, minu arvates nagu mis tahes eduka innovatsiooni puhul on see, et sa lahendad mingit probleemi ja pakud lisandväärtust klientidele. Et nii lihtne ta ongi, ja Eestis on päris palju ettevõtteid, kes on just selles sektoris nagu leidnud endale niši, et võtta kellegi jäätmed ja teha sellest midagi väärtuslikumat, eks ju. Mis on, kui me räägime jäätme hierarhiast, mis mitte kedagi ei eruta, aga mis on ometigi oluline selles mõttes, et ta on ikkagi parem. Okei, teid erutab väga hea, teie hüvanguks olemegi KIK-i kaudu toetanud siis rohkem kui 20 projekti, mis on suunatud sellele, et taaskasutada jäätmeid. Nii et me oleme tekstiilivaldkonnas plastijäätmeid, metalljäätmeid, kõike seda, betoonijäätmeid, ehitusmaterjali jäätmeid. Et see on, aga see on väga lihtne tegelikult ju, et kusagil kellegil on see jäätmete probleem ja sa näed, et sa suudad sellest väärtuslikumalt teha. Nagu eile oli väga hea meel sõlmida ühiste kavatsuste protokoll Tartu linnaga ja majandusministeeriumiga. Me olime siis 3. osapool ja Tartu linn ütles välja. Meie kavatseme 2 aasta pärast kõik Tartu bussid üle viia biometaanile.
kodumaine kütus, mis loob nõudluse. Ta aitab tervet väärtusahelat kasvatada. Et on kusagil meil põllumajandustootjad, on veeettevõtjad, tööstusettevõtted, kelle jääkidest annab teha biogaasi. Et meil investeeritakse uutesse tootmisvõimsustesse. Väliskaubandusbilansi puhul, kas siin on kedagi, keda erotab väliskaubandusbilansi? Väga hea. Et imporditud fossiilkütuste asemel on kodumaine kütus, energiajulgeolek, eks ju. Et tehes selliseid projekte, enamus neist täna, mida me toetame, on sellised kodukorda tüüpi lahendused, kus pigem imporditakse tehnoloogiline lahendus, võib-olla kohandatakse Eestis ja võetakse kasutusele. Aga mis on esimene samm, et läbi selle tegelikult tekib see know-how ja kogemus sektoris ja tavaliselt sealt hakkab midagi pärast võrsuma. Nii et ma olen täiesti kindel, et selle pealt, et Tartu läheb üle ja hakkab aastas tarbima seal circa 2,9 miljonit kuupi biometaani, et see sektoris paneb sündima midagi, kust hiljem võib-olla tekivad juba tehnoloogia arendajad ja pakkujad. Nii, mul mikrofon töötab. Mulle meeldib üks näide Eesti majandusest, mis on siis selline ettevõte nagu Estonian Cell, kes eelmine suvi avas suurima biometaani tootmise seadme. Nad ise siis toodavad sellega kokku 5 miljonit kuupmeetrit biometaani aastas ja toodavad seda siis enda jäätmetest, mida nad ennem siis tselluloosi valmistamisel kasutasid vett ja sealt need puidujäätmed, mis tekkisid, et nad sellest siis teevad biometaani. Muidu eelnevalt see kõik voolas rõõmsalt merre. Et siuke tore näide ja selle 5 miljoni kuupmeetri nad kasutavad siis gaasina oma siis tootmisprotsessi soojendamiseks. Ja see 5 miljonit kuupmeetrit jääb ka importimata siis Venemaalt looduslikku gaasi. Muuhulgas nemad siis on Verrovooli mantlipärijad, et kui nemad võisid eelmine aasta, siis Estonian Cell see aasta. Minul on 2 head näidet. Üks on Eestist, Reetaus ja Upcycling. Et tegelikult suurepärane idee. Tekib küsimus, et kuidas keegi ennem selle peale ei ole tulnud. Et on suur rõivatööstus, et meeletus mahus jääkisid ja nendest jääkidest saab teha väga uhked ja väga moekad ja väga trendikad tooted, mis tekitavad vau-efekti nii Berliini, New Yorgi kui Pariisi moenädalal. Kui me nüüd müügimahtusid vaatame ja müüginumbreid, et ega need veel väga suured ei ole. Eesti disainimaja Kalasadamas Tallinnas ütleb, et jah, kõik turistid on täiesti vaimustuses ja selle ülespoole noolega siis särgikesi ostetakse nagu kõige rohkem nende sortimendist. Aga tegelikult seda, et see idee laiadesse massidesse veel oleks läinud, seda me praegu ju veel ei näe. Teine näide ei ole Eestist, aga ma nägin su joogipudelit ja ma mäletan, kui me kõndisime Brüsseli tänava peal ja mu sõbranna ütles, et ohoo, Doppler. Mina vaatan, Doppler, mis on Doppler? Tundsin ennast natukene rumalasti, aga Doppler on siis selline kordu kasutatavate joogipudelite tootja, kes oma toormaterjaliks kasutab siis ookeanis hulpjad plastikust jäätmeid. Ja tunnistan ausalt, et ostsin ka ise Doppleri. Jäi koju täna. Ma just ammu selle pudeli omanikuna ei teadnud tegelikult, millest nad seda toodavad. Jah, ja võib-olla kõigepealt seda, et mu esialgne idee oli tegelikult siin noormeestega üsna sarnane, et rõhutada just seda, et jäätmed võivad olla tegelikult väga väärtuslik sisend. Aga nüüd, et mitte korrata, võib-olla tooks juurde selle aspekti, et IT tavaliselt ei peeta ökoinnovatsiooniks. Ometigi väga paljude nende ideede puhul on IT-l väga oluline roll nende uute lahenduste, uute ärimudelite võimaldajana. Ehk siis teatud mööndustega ja laiemas tähenduses võib öelda, et ka IT võimaldab ökoinnovatsiooni. Ma nüüd omalt poolt kommenteeriks veel juurde, et mulle tundub, kui keskkonnainnovatsioonist või ringmajandusest räägitakse, siis väga sageli kiputakse jääma just selle jäätmekäitluse ja jäätmetele lahenduse otsimise tasemele.
aga tegelikult selles, kui vaadata, kuidas keskkonna innovatsiooni temaatika, kas siis ühes ettevõttes või ühiskonnas tervikuna või poliitikas areneb, siis sageli kirjeldatakse seda nagu trepiastmetena, et alustame mõttes toruotsa lahendustest, et me tõesti otsime jäätmetele lahendust, aga järjest sügavuti minnes me jõuame selleni, et kuidas just disainile keskendudes mõelda juba nagu eos sellele, et neid jäätmeid üldse ei tekiks või et me sellist terminit nagu jääk ära kaoks sellest materjali ringlusest, eks. Ja eesmärk siis jõuda nendele kõrgematele astmetele, kus siis me räägime tegelikult põhimõtteliselt süsteemsetest muutustest ühiskonnas, kuidas me mingeid teenuseid, tooteid ja funktsioone üleüldse pakume, nii et tekiks see ringlemise ja looduse hoidmise põhimõte läbi süvitsi. Ja ma olen tähele pannud, et tegelikult on kasutuses väga palju erinevaid definitsioone. Ühed räägivad kliimapoliitikast, ühed räägivad rohemajandusest, ühed räägivad mahest, ühed räägivad clean tech'ist, ühed räägivad funktsionaalmajandusest, sinisest majandusest, ringmajandusest, mida iganes. Et neid termineid on nii palju. Kas te olete minuga nõus, et nendest terminites on võimalik leida ühisosa? Ja kui te seda ühisosa peale mõtlete, siis mis teie enda ja teie organisatsiooni jaoks on see kõige nagu suurem ja olulisem ja nagu üldisem, laiem, kaugem eesmärk? Meil on väga tore muusikaline taust. Ma arvan, et selles mõttes kõik need nimed on hästi toredad ja minu jaoks oli ka, et kui rääkida ringmajandus, et mõtlesin, et mis see siis tegelikult tähendab, et kas meil näiteks Arengufondis uuritakse seda teemat kõike nime all rohemajandus, et kas rohemajandus ja ringmajandus on midagi erinevat siis. Aga ma ise arvan, et need nimed ei olegi nii olulised, kuivõrd see, et mis on tegelikult see mõttelaad seal taga, et tegelikult on võimalik oma majanduselu korraldada nõnda, et tegelikult jäätmeid ei teki või see keskkonnamõju on tõesti minimaalne. Ja see on see, mida mina selle all mõistan ja kas või seesama Tartu busside näide, et see on nagu väga hea, et seal ei ole taga nüüd tohutut teadustegevust, vaid pigem on see, et me oleme leidnud enda jaoks üles ressursi, et Eestis on suured maa-alad, kus kasvab hein, mis iga sügis mädaneb ära kasutult, et teeme sellest parem siis mingi kasuliku aine. Ja nii-öelda see jälg keskkonnale selleks, et bussid sõidaksid, on oluliselt väiksem. Et mina mõistan seda niimoodi ja seda saab teha ka üsna nii-öelda kasumlikult. Et oluline ongi see, et me ei hakka kuskilt ülevalt midagi deklareerima, vaid et me käime majanduses, otsime neid kohti, kus tegelikult saab hoopis säästlikumalt ja mõistlikumalt toimida, kui me seda täna teeme. Ja sellel kõigel on ka veel positiivne majanduslik efekt. Mina olen siinkohal Pirkoga hästi nõus, aga samas ma tooksin nagu selle inimliku nüansi ja tehnilise nüansi siia juurde, et kui ma ütlesin omal hommikusöögilauas pereliikmetele, kes kõik on muideks insenerid, ma lähen ringmajandusest rääkima, siis kõigepealt mu isa kukkus pikali, küll mitte siis sõna otseses mõttes, ja ta ütles, et ringmajandus ei ole teatud materjalide puhul siiski võimalik, sest materjalid vananevad lihtsalt. Me räägime plastikust, me räägime ka teistest materjalidest ja selles mõttes ma olen samuti hästi päri, et tegelikult meie ringmajandus ei peaks olema üldse ainult jäätmekeskne, et pigem see ongi seesama mõtteviis, et me räägime sellest, et kuidas me saame minimeerida jäätmete teket ja me peame ikkagi endale aru andma, et teatud tööstusprotsesside puhul need jäätmed tekivad paratamatult. See protsent, kui suur see osa jäätmeid tekib, see võib varieerida ja seda on võimalik vähendada, aga me ei ole suutelised vähemalt praegusel ajal või ka 10 aasta perspektiivist täiesti jäätmevaba majandust tekitama. Ja olles ise nüüd olnud 6 viimast kuud Brüsselis, et ringmajandus oli seal ka väga nii-öelda popp teema, et komisjon on ka samamoodi aru saanud, et meil on majandust saab läbi ringmajanduse elavdada. See oleks üks nendest nišidest, kus Euroopal oleks know-how ja kompetents, mida ka ülejäänud maailma osadesse viia.
aga ka komisjoni sees näiteks Euroopa tippametnike seas on levinud eelnevalt hästi tugevalt jäätmekeskne käsitlusviis. Ja see, et see ei peaks olema jäätmekeskne, millega ma olen ise 100% päri, see tuli koos uue komisjoni ja koos uue komisjoni asepresidendiga Timmermansiga, kes seepeale loomulikult kolmanda sektori poolt kohe öeldi, et te olete ju täiesti keskkonnavastane, nüüd võtate ringmajanduse paketi meil konsultatsioonid tagasi ja panete piduri peale. Tegelik idee oli see, et vaadatagi kogu ringmajanduse temaatikat märksa laiemalt kui ainult jäätmekeskselt. Mis on ikkagi see sõna, mida kasutada siis, et seda laiemat? Minu meelest ringmajandus on väga ilus sõna. No mind kõnetab ta mõõdukalt. No järjest enam ma tunnen seda kirge ringmajanduse vastu, aga ma ütleks ikkagi, et siuke nii-öelda mõistlik ja säästev, eks ju, säästev majandusmudel, et ma ütlen, neid erinevaid sõnasid, väljendeid, termineid on tõesti väga palju ja nad pakuvad ka omamoodi, nad on tööhõive generaatorid, siis saab jälle uurida seda, siis saab teha poliitikadokumente ja siis on hästi hea, saab kampaaniaid teha, uusi brošüüre toota selle tutvustamiseks ja propageerimiseks. Aga et kõige selle juures on see, et kas sa pakud nii-öelda intuitiivselt sa tunned ära, et kas see on nagu mõistlik ja keskkonnasõbralik või ei ole. Ringmajanduse puhul võib-olla see oluline on just see, et küsi vähemalt 1-2 küsimust, et äkki sa selle probleemi ja reostamiskoha lihtsalt liigutad mujale, eks ju. Et kui vahva, nagu need ütleme esimese põlvkonna biokütused, et super-tuper, meil on siin, eks ju, biokütus. Aga et kui sa võtad selle nagu, et mis energia ja mis on see kõik keskkonnamõju selle tootmisel, siis selgub, et see on nagu kahjulikum kui diisel. Et tee vähemalt see 1-2 küsimust, et kas see on ikka mõistlikum, eks ju. Et see ringmajandus tuletab meelde, see on tema väärtus minu jaoks, et ta tuletab meelde, et äkki nii-öelda lahendades pealt näha väga tore ökolahendus. Tegelikult sa lihtsalt viid reostuse teise kohta, mitte ei elimineeri. Aga üldiselt jah, mulle lihtsalt meeldib nagu, et mõistlik ja säästev majandus. Mulle meeldib, mõneti mulle meeldib definitsioonide külge panemine, sellepärast, et nii on võimalik eristada näiteks rohepesu sisulisest muutusest. Ja seda enam, et kui see on midagi uut, massidesse mitte veel tuttav, siis segaduse tekitamine on üpris lihtne. Nii et seda saab lihtsalt süsteemitust nii-öelda saaks väga lihtsalt ära kasutada. Kui me rääkisime siin kas keskkonnainnovatsioon või ökoinnovatsioon, siis mulle meeldib ökoinnovatsioon ja tegelikult samal põhjusel, et sõna öko, ladinakeelne alge on tegelikult ju sama sõnadel economy ja ecology. Selles mõttes sõna ökoinnovatsioon juba ütleb iseenesest, et sa pead arvestama, et ta on ratsionaalne majanduslikus mõttes ja ka keskkonna mõttes. Et selles mõttes nagu ökoinnovatsioon mulle meeldib eesti keeles isegi natuke rohkem kui keskkonnainnovatsioon näiteks. Ja ütleme, ökojäätis kõlab nagu mõnusamalt kui ringmajandusjäätis. Aga selles mõttes minu arust on palju olulisem on just seesama, et millest me rääkisimegi, et mis on see iva seal taga. Et ma just ennem siin tuli vestluses, et mis te arvate, et mitu kilomeetrit päevas inimesed Eesti Vabariigis sõidavad maha ühe päeva jooksul, et tööle ja koju kõik saaksid autodega? Pakkumisi? Kas keegi julgeb pakkuda numbri? 10 või? 10 miljoneid, selles mõttes meil tööl käib ju 600-700 000 vahele. Iga üks neist sõidab ikka oma jagu. Arengufondis analüütik pakkus, et tema arvutuste järgi see on umbes 8 miljonit kilomeetrit sõidetakse iga päev maha. Tulenevalt sellest, et meil on niisugune hajaasustus, pendelränne ja nii edasi, et kui disainida näiteks kas ühistransporti või elukeskkonda õieti, siis tegelikult on võimalik selle 8 miljoni asemel võib-olla sõita 7. Aga inimesed on ikka sama õnnelikud. Aga see 1 miljon kilomeetrit iga päev on võimalik kokku hoida. Ja kui me räägime ringmajandusest, siis minu arust see disain peakski algama sealt, et me mõtleme, et kuidas sellest 8 saaks 7. Et mitte, et kas me sõidame elektri-Teslaga või me sõidame väikese vana mootorrolleriga näiteks. Ma olen väga nõus, just see ongi see, et küsida need paar elementaarset küsimust, kas see on ikka mõistlik. Et see, et oleme hästi uhked,
jess, me ehitasime Raasikule metsa vahele nullenergiamaja, lasteaia. Ja siis nagu küsida, tee tegite sinna. No praegu ei ole veel valmis, aga küll teeme ja võtame siit läbi raba, eks ju, teeme tee ka ja siis kõik saavad autoga siia lapsi vedada ja siis Tallinnasse tööle minna. Nullenergiamaja, vaadake, päiksepaneel. Et see nii-öelda kogu elutsükli analüüs, eks ju, et sa nagu ei lahenda mingit probleemi, et see funktsionaalselt hästi toimiv linn ja eluruum, eks ju. See, et sul on teenused, kui ligipääsetav, et sa saad jala minna kuhugi. Et sellel kõigel on palju suurem keskkonnamõju kui see, et sa ostad siis Eesti Energialt selle rohelise elektripaketi. Et see on tõeline siuke või et ma ostsin Uus-Meremaa mahelammast. See, et see Uus-Meremaa mahelammas siia jõudis, et sama hästi sa võiks nagu ultra intensiivkasvatuse Eesti veist osta ja su keskkonna jalajälg on oluliselt mahedam, eks ju. Ma arvan, et me keskkonna jalajäljest võimegi rääkima jääda, aga tegelikult ökoinnovatsioon või niisama innovatsioon, et kas ongi vaja tõmmata seda ökoteemat sinna niivõrd juurde, et iga innovatsioon ju võiks olla kas protsessi uuendus, tooteuuendus või võikski ökoloogiliselt tulla. Aga ma arvan, et see on selline soovunelm, et me kõrval laval oli tund aega diskussioon selle ümber, mis on siis ökoloogiline toit ja puhas toit, et me võime samamoodi jäädagi nagu selle terminoloogia üle siin arutlema, diskuteerima. Minu meelest hulga tähtsam küsimus on see, et aga mida meie erinevad organisatsioonid ja organisatsioonide esindajad siin saame ära teha selleks, et selline mõtteviis ei oleks ainult siin meil ühe diskussiooni lava juures korraks Paides 2 tundi, et aga mis nagu igapäevaselt saame ära teha? Ma arvan ikka brošüüri. Aga küsiks Ivari käest, et Ivar, et mis sa siis saad ära teha, mis me siin riigiametnikud ikka tuututame? Küsimus tahtiski järgmisena olla, et kes peaks olema see vedur? Kes alustab? Kas ettevõte, avalik sektor, MTÜ või kes? Teab nüüd, kas just mina ja meie. Et võib-olla natuke kurb ongi see, et siin on see meie väike ettevõtmine praegu esindab just kui seda poolt, ehk neid valikuid ei ole eriti palju kahjuks võtta, aga vähemalt õnneks ma enne siia tulekut paari päeva jooksul rääkisin 5-6 kolleegiga, kes otsapidi puutuvad samamoodi kuidagi ringmajandusega või osadega sellest kokku ja küsisin, mis on nende mured ja ettepanekud ja tegelikult sai sellest teatav selline pakett kokku küll. Aga kui nüüd siin natuke sai näljatatud selle kampaania teema üle, siis tegelikult mida me kõik tunnistasime, on see, et tegelikult mingil määral kampaaniat on vaja. Ehk et praegu on seesama küsimus, et keegi, kui me räägime lihtsalt sellest ringmajandusest näiteks või millestki sarnasest, siis keegi ei tea, millest me räägime. Ja keegi ei ole ka haritud täna mõtlema niimoodi, et ma hooliks sellest või et ma saaks kuidagi oma tarbimiskäitumist muutes saavutada väga olulise efekti. Näiteks mitte seda ainult, et ma valin oma mingi tööle ja koju käimise tee, kuidagi optimeerin seda, vaid näiteks, et läbi oma tarbimisotsuste ma võiksin mõjutada positiivselt kohalikku tarbimist ja jääb kuskilt kaugelt rekkadega siia toomata mingi väga suur hulk kaupa, mille nii-öelda see pendelränne, tooraine ja kaupade pendelränne minu meelest on absurdne tihtilugu. Nii et selles mõttes see harimine ja kampaania on mingil määral väga vajalik. Ma olen selles mõttes nõus, et ilma selleta on keeruline. Ilma selleta, et informatsioon jõuaks. Aga lihtsalt see, ütleme, KIK-i kogemus, me oleme ikka tonnide viisi neid brošüüre ja pamflette ja kursusi rahastanud ja me tegime sellest analüüsi, et palju jääb 2 kõrva vahele kinni. Ja tegelikult see sõnum oli see, et sa tead, mis on õige, sellest ei piisa. Et me võime väga paljudele öelda, et üllatusena, et jalgratas on keskkonnasõbralikum kui auto. Aga ta ei vali millegipärast seda jalgrattaga sõitmist, mis sest, et ta hingest, ta nii hoolib Eesti metsadest ja puudest ja beebihüljestest ja kõigest muust. Aga ta ei vali seda, sellepärast, et ta elu oleks siis väga palju
keerulisem või samamoodi, et me võime teha hästi palju brošüüre, et prügi sorteerimine on hea, aga kui me ei pane prügikaste lihtsatesse kohtadesse, kus sa saad ära visata või sa saad sorteerimine lihtne, siis selle õige teo tegemine on ka raske. Sama, sellesama nagu sõnumi andmiseks, et tee midagi ise, kui sa näed probleemi ja anda võimalus. Me tegime tudengitele 2 aastat oleme teinud Negavati konkursi ja tegelikult siin mul on ka selle aasta võidutöö, nii-öelda võitjatiimi kontseptsioon. Ehk nad tulid, ütlesid ühe lause, et me teeme meeldejääva ja mõjusa kampaania pudelivee kasutusevõtuks, kuna pudelivesi, et te teaksite, 500 korda vähem CO2 emiteerib, et kui sa jood liitri kraanivett versus tavaline poest ostetud pudelivesi, mille pudeli sa ära viskad, siis keskkonna jalajälg on 500-kordne vahe. Nii. Kõik on nagu, et oi. Aga ometi me küsisime, et mis asja, et neid kampaaniaid on tehtud, et mis te teete erilist. Nendest 2 probleemi. Nemad on enda jaoks tuvastanud, et kraanid on tavaliselt madala segistiga, jube ebamugav on seda pudelit täita, seetõttu loobutakse. Ja teine asi on see, et see pudel nagu kuidagi kaasas kanda mingit vana Bon Aqua pudelit, et ta peaks olema lahe. Ja nad ütlesid, et me teeme nagu ülikooli nii-öelda siukseks pudeliks, nagu sul on tekkel, eks ju, et Tartu Ülikooli pudel, lahe värk, kõik tahavad seda, kadestavad ja panid ülikooli raamatukogusse kõrge segisti ja täiesti hämmastav oli see, et meeletult tuli inimesi sinna avamispeole, kõik tahtsid ja kõigil oligi, kui lahe pudel, ma tahan seda pudelit. Ja nad lihtsalt tegid selle väga hästi ära, nii et see näitab seda, et selline kampaania, aga ta peab looma nagu mingi elemendi lihtsalt, kui sa teed nagu, et teeme seminari ringmajandusest, tule, eks ju, kohvi ja küpsist on, kõik maksab jälle. Et tõenäoliselt sellest on nagu vähe, et ta peab kuidagi kõnetama läbi mingi väga heade näidete ja võimaluse, et siis sa lähed teed midagi. Eks ju, et nagu Negavatis meil oli see, et tule ideega, me anname mentorlust, anname raha ja lõpuks võitjad said 3 tiimi, siis said 10 000 eurot, et oma idee ülikoolis ellu viia. Samamoodi seal taga, näete, on üks trenažöör, mis toodab elektrit. Tartu tudengid ütlesid, et me tahaks, et Tartu Ülikooli jõusaalis oleks siis jõusaal, kui sa väntad, siis see toodab elektrit. Et anda seda message'it edasi, et elekter ei tule puu otsast või Narvast, vaid et selle nimel tuleb palju vaeva näha. Tõesti, sa pead palju väntama, et saada üks pirn põlema. Nii et see ressurss, me võtame väga iseenesest mõistetavad neid ressursse. Kas võib võib-olla võtta su jutu kokku sellega, et kui tähendab kampaaniaid teha, jah, aga et siis selgelt aru saada, et kas see on selleks, et teada saada, mis on võimalused, selleks, et olla uute variantide suhtes positiivselt meelestatud selleks kampaania. Kas see on selleks, et proovi üks kord või see kampaania on selleks, et saada püsikasutajaks? Sealt tuleb tegelikult, eks ole, see kampaania sihtimine konkreetse eesmärgile. Need on väga erinevad kampaaniad. See, kui sa tahad, et keegi hakkaks midagi tegema, see on ühte tüüpi kampaania. See, kui sa tahad, et keegi midagi teada saaks üldse, et mingi probleem on, mingi sõnum, siis on teistmoodi kampaania. Et seetõttu mul ongi lihtsalt minu see skepsis tuleneb sellest, et me oleme ise rahastanud, ma vaatan nagu kriitiliselt otsa, palju selliseid kampaaniaid ja seminare ja materjale, mis tulevad ütlen meile ja pärast seda inimesed hakkavad õudselt keskkonnasõbralikus, on see jäätmed, mis tahes muu aspekt. Aga sellel on lootust ka, et seda juhtuks, eks ju. Et sa pead looma juurde need tingimused ja selle õige käitumise võimaldamise. No vot, mida tähendab innovatsioon? Innovatsioon tähendabki ju seda, et sa võtad uudse idee, lahenduse ja rakendad selle ellu. Mitte, et sa lihtsalt ütled, et kõik inimesed võiksid olla või käituda ühte või teistmoodi, aga innovatsioon on see, et sa töötad välja mingi lahenduse ja rakendad selle ellu. Et minu arust nende voldikute puhul ongi see, et see on selline ilus idealism, aga meil on rohkem just sellist innovatsiooni vaja, kus tekiks neid rakendusi, mis reaalselt ellu rakendatakse. Vabandust. Lõpetasid sa mõtte või? Räägi. Tahtsin öelda lisaks, et jah, aga selleks, et sellised asjad tekiks, selleks on vaja nõudlust. Et ja kahte asja vaja on, tegelikult see on üks tarbija ehk nõudlus. Ja siin ma näengi nagu sellist pikka perspektiivi, minnes kampaaniast kaugemale, on tegelikult vaja muutused sisse viia haridussüsteemis.
sealsamas põhiharidus, kõik need asjad peavad olema absoluutselt teistmoodi, kui nad täna on üles ehitatud. Et koolitatakse välja tarbija, kes on teistsuguse hoiakutega kui tänased meie siin. Ja seda aega meie ettevõtjatena ei pruugi lihtsalt kõik ära jõuda oodata. Paljud meist nii-öelda siis surevad välja ettevõtetena või siis juba ka ise vanemad, aga teine asi, mida tegelikult saab riik mõjutada, on täna olemasolevate ettevõtete elujõulisust mingil määral pikendada läbi riigi tellimuste. Seesama asi tegelikult, mida me teeme siis läbi Eesti Energia taastuvenergeetika toetamiseks. Ehk et ühelt poolt seda palju kritiseeritakse, teiselt poolt on see toob ju ellu muudatust või on toonud palju muudatusi. Ehk ka teiste materjalide, toodete, teenuste puhul, mis koha peal toetakse, miks mitte kasutada sarnast mudelit. Et selleks on väga hea võimalus, riigihanked, täna täiesti kasutamata potentsiaal. Mina julgeks vastu öelda riigihanked. Meil on olemas aastaid keskkonnasõbralikud riigihanked, meil on väljatöötamised, innovatsioonipõhised riigihanked. Et me ei saa päris nii öelda, et seda riigisektori hankija staatust ei ole kasutatud, et tegelikult on isegi keskkonnasõbralike riigihangete osas on väga konkreetne ja väga lihtne asi tegelikult olnud, et kui paneme nüüd ennast seisukorda, et sa oled ametnik, kes peab läbi viima riigihanke. Võib-olla ta teeb seda esimest korda elus. Okei, ta ei oska võib-olla seda kõige paremini teha. Tal oleks know-how'd vaja. Ehk siis tegelikult, mis tehti, oli see, et loodi nii-öelda manuaal veebikeskkonda, kus on ametnikul võimalik teha klikk, ristikene. Jah, ma tahaksin läbi viia keskkonnasõbraliku riigihanke, mis toob talle juba need erinevad kriteeriumid ette. See on seesama, mis me nagu Lauri tõstatas, et teadlikkuse kasvatamine. Et tegelikult ka ametnike seas on seda tehtud, et jube lihtne on öelda, et riigisektor võiks olla hea ja keskkonnasõbralik hankija. Aga kui me vaatame nagu ringmajanduse poolt, et siis ma arvan, et see ei ole ainult avalik sektor kui hankijana. Avalik sektor saab märksa rohkem teha ja ma julgen olla väga kriitiline oma kolleegide seas, sest mul on jube lihtne seda öelda. Ma olen majandusministeeriumist, mu tooteportfell ja teemad, millega ma tegelen, on konkreetsed teised. Aga ma võin öelda, et meil on väga palju ametnikke, kes käivad Brüsselis, kus räägitakse ringmajandusest ja kus on neid konkreetseid toetusmeetmeid, kus tuuakse konkreetseid nõuandeid. Ja need ametnikud käivad seal töörühmades. Nad võivad sinuga rääkida tunde ringmajandusest ja siis sa küsid, et aga kas te olete sellest teavitanud või mida te nagu Eesti ettevõtetele sellest know-how'st olete viinud? Ettevõtjad, me pole selle pealt tulnudki. Ja siis on tegelikult jube kurb, sest kõik nagu need eeldused on Euroopa tasandil ja sellega, et me oleme Euroopa Liidu liikmed loodud. Ja lihtsalt meie enda ametnikud ei ole piisavalt tublid ja initsiatiivikad, et see know-how viia ettevõtjateni. Ja Lauri tõstab näpu, ma võin öelda, et kindlasti see ei käi kõikide ametnike kohta, aga paraku nii on. Ja nende hangetega seoses minu arvates on see, et see on nii kurad ja lihtne. Minu arvates kaks asja ma näen küll hankimise osas. Et tänased rohelised hanked, mis need on, et hangime taaskasutatud paberit. Miks me üldse paberit hangime, tekib küsimus või pastakaid. Et need on väga marginaalsed, et küsida, kuhu riigi raha läheb. Väga palju ehitatakse hooneid. Jälle neid samu suurepäraseid hooneid, koolimajasid, kompetentsikeskust ja kõike muud. Et 3 aastat tagasi vist rääkisin, et väga lihtne oleks see, et riik ütleb väga põhimõtteliselt uuel eurorahade perioodil me ehitame ainult rohehooneid. Ja rohehoone on siis see, mis on, eks ju, et lisaks sellele, et ta on energiasäästlik ehk riik hiljem. Kapitalikulu algne investeering on suurem, aga mida hiljem säästab on esiteks, eks ju, energiakulud hiljem. Siis rohehoone peab vastama ka sellele kriteeriumile, et ta on mõistlikus kohas, et kas seda hoonet üldse maja. Enamasti lahendatakse probleemi hoonega, teeme maja. Sageli ei ole maja üldse vaja, aga kui on maja vaja, siis ta võiks olla õiges kohas ja ta võiks olla energiasäästlik.
ja ta võiks olla keskkonnasõbralikest, ökoloogiliselt nii-öelda väiksema jalajäljega materjalidest, see on ka oluline. Ta võib olla jube energiasäästlik, aga kui ta on tehtud nii-öelda väga saastavatest materjalidest. Penoplastist näiteks. Siis on jälle see, et sul on, eks ju, lihtsalt selle keskkonnakoormuse viid mujale. Ja siis on veel see, et kas ta on tervislik, eks ju, et riigil haigekassas kogu aeg raha puudu ja tootlikkus on väike ja nii edasi. Et kõik uuringud on näidanud, et valgustus, ventilatsioon mõjutavad 15–20% nii-öelda tootlikkust, palju suudad olla ergas, teha tööd, kas sa oled hästi ventileeritud või umbses pimedas ruumis, eks ju. Et kui sa teed ühe hea funktsionaalse korraliku hoone, kõik need kulud sa tulevikus väldid, mis on täiesti päris rahas mõõdetavad, eks ju, kulud. Ja mis sa seejuures teed, on läbi selle, kui sa ütled, et palun mulle siukseid hooneid, sa annad, eks ju, stiimuli sellele, et sul tekib kompetents arhitektide, projekteerijate, ehitajate, ehitusmaterjalide tootjate, kogu selles väärtusahelas, mis on Eesti SKP-st on, kui sa paned kõik need sektorid kokku, ehitus puhtalt on 8%, paned ehitusmaterjalid juurde, paned, eks, logistika, paned IT juurde, mis selles majas peab olema, saad umbes 15% SKP-st. Pluss sa saad oma tulevikukulusid vältida, eks ju. Ei tundu väga halb diil. Aga positiivne on see, et vähemalt ERKAs on tegelikult arengufondiga koostöös niisuguse analüüsi natuke teinud ka, et mis see maksaks ja kuidas see pihta hakkab. Tegelikult on küsimus see, et miks me ikka seda ei tee, ja ma ei tea seda. Aga ütleme, teised hanked on see, et kuhu kulutab riik väga palju raha, mis läheb Eestist raha välja. Ongi see sama transpordikütused. Paned politsei, paned sõjavägi, paned kõik muud organisatsioonid, kellel on väga suured sõidukite pargid, miks nad kõik võiks sõita biometaaniga. Nii-öelda hanke korras öeldakse, et palun, meie tahame gaasisõidukeid, mis on täiesti eksisteeriv, mitte mingit tuumafüüsikat seal ei ole, leiutame midagi pea, need sõidukid on olemas, lihtsalt tellida, kätte võtta, ongi kõik. Ja need on suured rahad, et see ei ole nagu pastakate tellimine, kus patsutad, kas tegime rohelise hanke, nägid, meil on need pastakad, eks, kingime neid väliskülalistele. Need on paar väga lihtsat asja. Tahaks öelda siia vastuseks sulle, et võib-olla see niimoodi on. Meie sinna sisse ei näe ja ei tea. Aga kuidas see meile näib, nagu teistmoodi. Näiteks Kuldarleis, üks väga tubli ettevõtja. Tema just, ta üritab viia sellist unistust ellu Põlva vallas, et teha riigigümnaasium siis passiivmaja printsiibil. Ja ta lihtsalt ütleb, et ta ei sobitu kuidagi sellesse raami. Sellesse hanke konteksti raami. Et see on reaalne tema kogemus ja tema probleem. Nii et selles nii-öelda kontekstis see sinu seisukoht nagu ei tundu just, et see oleks nii lihtne. Ma lisaks siia minu arust innovatsioon algab sellest, et sa nii-öelda tänapäeval räägitakse hästi palju startupidest ja nii-öelda startupi puhul on hästi oluline, et see hoiaks fookust. Et minu arust ka nende probleemide lahendamisel on see, et sa nagu ajad selle mõtte nagu väga selgeks ja konkreetseks. Ja ma arvan, et mida täna Eestis on võib-olla liiga vähe, on see, et ei ole tehtud analüüsi ja tegelikult ei ole läbi mängitud seda, et kui palju reaalselt siis me ühe või teise käitumise muutuse kaudu võidaks. Ja tegelikult tuleks alustada analüüsist. Jälle? Absoluutselt. Sellepärast, et kui me lihtsalt mõtleme selle peale, et avatarbijana, et sõidab Tartus buss diisli või maagaasiga, mis seal siis vahet on? Aga kui me paneksime sinna need numbrid taha, et ühiskond, kes seda kasutab, saaks ka paremini aru, et palju tänu sellele otsusele tegelikult tekib töökohti juurde. Palju me saame tegelikult nii-öelda oma inimestele pakkuda tööd, tellida kohalikelt ettevõtetelt teenuseid. Palju me saastame õhku vähem. Et ma arvan, sellest räägitakse liiga vähe. Sama lugu on tegelikult näiteks nende samade puitehitistega või et täna on see probleem, et kui me ütleks ehitajale, et ole hea, et ehita üks moodne puithoone ökoloogilistest materjalidest. Ma arvan, nende probleem on tegelikult see, et neil puudub kogemus. Ja nad ei ole isegi enda jaoks seda kõiki neid riske ja nüansse läbi analüüsinud. Et ma arvan, mida riik saaks teha, on just see, et aidata selliseid mudeleid läbi mängida.
selleks just needsamad piloottellimused, temal on see võimalus, riigil on see positsioon. Nõus, aga teine pool on ka see, et mida nagu rohkem kaasa aidata, mulle väga meeldis Arengufondi eestvedamisel me tegime siis sellist kliimatehnoloogia programmi startupidele nagu Climate Launchpad ja mille võitis tegelikult tarkvaraettevõte, kes tegelikult siis püüab luua sellist seadet ja tarkvaralahendust, et tipptundidel välja lülitada siis elektriboilereid. Ja miks see oluline on see, et teatavasti tipptundidel on elektri hind on ülikallis. Ja sellel on nagu majanduslik sisu, aga et see mudel tööle hakkaks, tuleb see kõik läbi testida, läbi mängida. Et siiamaani on räägitud sellistest tarkadest võrkudest või sellistest moodsatest lahenditest ainult nii-öelda ideede tasandil. Aga ettevõtlusele tuleks anda rohkem võimalust neid läbi proovida. Ja siis on ka võib-olla riigihangetel lihtsam selles mõttes, et see toode või teenus on juba olemas. Ja et mida sa ostma hakkad, on lihtsam kirjeldada. Et ma olen täiesti nõus, et kõik need 100 ametnikud, kes peavad tegema riigihankeid, et nende käest eeldada, et nad nüüd ennast viivad kõikide nende roheliste hangete nüanssidega kurssi, et see on päris keerukas ja kulukas ülesanne. Pigem on lihtsam aidata neid teenuseid turule, mis on keskkonnasäästlikud ja siis seletada, mis on ühe ja teise toote vahe. Jah, tegelikult tahtsin korra tulla küsimuse juurde tagasi, et mis meie organisatsioonid siis saavad teha. Ja kuna ma täna olen siin Tartu Ülikooli esindajana, siis püüdsin ettevõtjate hääles kinni ka sõna hariduse roll. Loomulikult see tarbija harimine saab alguse juba kodust, lasteaiast, algkoolist ja nii edasi. Aga mida me näeme, et me saame teha näiteks ülikoolis ja mida ma ise tegelikult ka eest vean, on siis see, et haridust teha interdistsiplinaarsemaks. Seepärast, et need rohemajanduse väljakutsed ei ole sellised, mida suudaks üks inimene, kellel on ühes kindlas valdkonnas kitsad põhjalikud teadmised. Ta ei suuda seda üksi lahendada, ta peab oskama teha hästi tiimitööd ja aru saada, ütleme, äriinimene peab aru saama insenerist, nad peavad suutma rääkida kuidagi sama keelt. Ja nüüd juba paar aastat me siis inseneridele pakume ettevõtluse algõpet startupi loogikast lähtudes ja samuti majandusteaduskonna tudengitele räägime aina rohkem nagu keskkonnateemadest. Ehk siis loodetavasti see loomulikult võtab mõnevõrra aega, see ei juhtu üleöö see tulemus, aga see võiks olla nagu see kasvupind, et nii Eestis tulevad uued nutikad lahendused, keskkonnasõbralikud, kui ka, et nendest kasvavad välja siis sellised ideed, mis võiks maailma lennata. Tahan lisada siia juurde, et rääkisin üks ettevõtjatest, kellega siis rääkisin samuti. Ta loeb ka loenguid Tartu Ülikoolis just ja ta ütles, et sellelaadsed kursused, mis just neid täiskasvanuid peaks aitama nendel teemadel järgi, et need on äärmiselt ebapopulaarsed osalejate hulgas, kahjuks. Nii et ma arvan, et tooks selle võib-olla lähtepunkti isegi allapoole, et räägime sellest algkoolis ja põhikoolis. Ja interdistsiplinaarsus on väga õige sõna, sellepärast et mina paneksin kokku põhihariduses finantsmatemaatika, keskkonnahoid ja mis sinna veel juurde siis sobitub hästi. Et sellest tuleb selline täiesti mõistlik tarbimine, ütleme siis laiemalt sinna juurde. Et nii kasvatame teistsugust inimest juba seal, kus ta on kõige õpivõimelisem ja kõige rohkem muutuste laadu. Tuleks tagasi korraks laiemalt selle nagu teadlikkuse teema juurde, et siin on räägitud haridusest, on räägitud kampaaniatest, et mul endal oli kogemus Garage 48, mis oli mõeldud eelmine üritus oligi mõeldud keskkonnasõbralike ideede otsimiseks. Ja neid 30 ideed laval, mis läbi käis, ma tegin väike statistikat ja ma jõudsin järeldusele, et 3 ideedest, mis lavale jõudsid, ei olnud seotud üleüldse kuidagi keskkonna innovatsiooniga, vaid olid kas looduskaitse ja seal olid mõned ideed, mis olid lausa, ütleks, keskkonnavaenulikud. Et ühesõnaga, isegi kui on nagu tehakse suunatud programme, et kutsuda, soodustada keskkonna innovaatilisi ideid, siis see kohati jääb nagu teadlikkuse taha kinni, eks.
et kas sealt nagu päriselt ka midagi välja kasvab. Et ma küsiks nagu, et kuidas jõuda nagu selleni, et oleks nagu mingisugune tervik, kuhu poole püüdelda, et igaüks tegelikult teeb, väga palju tehakse Eestis erinevates organisatsioonides juba selle nimel, et üks toetab siitpoolt, teine sealtpoolt, üks tegeleb ühe teemaga, teine teise teemaga. Kuidas me jõuaksime selleni, et see mõttelaad tervikuna areneks ikkagi? Ja mida saaks selle nimel ära teha ja kes peaks olema see vedur? Mina võin alustada sellega, et ma olen täiesti päri, et see interdistsiplinaarne õpetamisviis, et isegi see, et sulle antakse infot, vaid see, et lapsed teevadki läbi meeskonnatööna interdistsiplinaarsetes meeskondades projektid, mis on ringmajandusega seotud. See on võib-olla praegu ta on idealistlik, ma loodan, et kui minu laps kooli läheb, mis on umbes 5 aasta pärast, et siis võib-olla juba, kui mitte algkoolis, siis põhikoolis midagi juba selle sarnast tehakse, et laste puhul see toimub nagu loomuliselt ja orgaaniliselt. Kui me räägime nagu kiirematest meetoditest, siis vaatame nagu ettevõtete arengut, kes suunavad. Ettevõtete arengut suunavad väga palju ikkagi ka ettevõtluskonsultandid, äristrateegid. Kui äristrateegid teaksid ja oskaksid suunata ettevõtteid rohkem selle mõtteviisi poole, oleks see märksa lihtsam. Et me oleme hästi palju rääkinud samal teemal vastutustundliku ettevõtlusega seoses, et mida riik saaks ära teha, kuidas riik saaks olla ja alati me jõuame ka sinnamaani, et ikka riik peaks tegema vastutustundlikke riigihankeid. Siis me ütleme, et okei, ja mis oleksid siis vastutustundliku riigihanke tunnused ja mis on mitte vastutustundlik riigihange. Ja me oleme jälle sinnamaani jõudnud, et niikaua kui meie ettevõtete juhid ja strateegiakonsultandid ei tea vastutustundlikust ettevõtlusest midagi, siis paraku me ei saa ka eeldada, et nende ettevõtete organisatsiooni, visiooni, missiooni tekiks vastutustundlikkuse element. Ja see on kindlasti ärikonsultandid on need, kes peaksid suutma ja suunama ettevõtteid sinna poole. Ma nagu... Minu arust ma natukene, ma olen nagu teistel teemadel põrkun ka alati sellega, et me peaks juba lapsest saati inimesi õpetama ja kasvatama ja ma olen natuke skeptiline selles osas just sellepärast, et kui ma vaatan lapsi ja minu arust neid koolis, neile luuakse väga ideaalset maailma sellest, et kuidas on õige ja keskkonnateadlik käituda. Aga siis kui nad päris ellu satuvad, siis rahast ei tule välja, sul on nii-öelda reaalne elu lööb sind sõna otseses mõtte näkku. Ja et mina näen küll ainult seda, et kus see lahendus saab peituda, on see, et me aitame nendel uutel toodetel ja teenustel turule tulla, mis võimaldaksid rohkematel massidel seda kätte saada. Et me ei saa, ütleme, kui see jääb nagu ainult, me ütleme, et inimesele, et sa pead ühte või teistmoodi käituma, et see veel ei pruugi teda sundida. Ma olen nõus sellega, et ma arvan, sisimas on enamus inimesi tahab olla head. Aga näiteks ma kohe, Ivar, küsin, et palju siis sinu vill on kallim kui näiteks tavaline vill? Kolmandiku. Alginvesteeringus kolmandiku. Aga kui me vaatame juba näiteks 2 aasta peale ette, siis on kasud juba kliendi poole peal. Millest see väljendub? Väiksemates küttekuludes. Okay. Näiteks. Nii et see on see, mida ma just pean silmas, sellise kõige elementaarsema finantsmatemaatikal, mitte midagi keerulist, mitte mingeid suuri tasuvusarvestusi keerukate muutujatega, vaid lihtsalt selline elementaarne tasand. Kui see nii lihtsalt töötab, et kas sa tahad öelda, et Eesti inimesed ei oska arvutada, et 2 aastaga on juba kulud väiksemad, et... Kahjuks meie kogemus... Jah, ka ei oska, jah. Väga lihtne, nii ongi. Täpselt. Ja kõikide avalike hoonete puhul on ju täpselt sama, arvutatakse. Aga et see energiasäästlikum, see on ju 10% kallim, aga see, et sa järgmist 30 aastat maksad nagu energiakuludelt oluliselt rohkem, see kuidagi nagu ei arvutata. Või samamoodi politsei piirivalveamet, eks ju, võiks sõita gaasisõidukitega. Alguses auto on natuke kallim, kütus on poole odavam täna
kui biometaaniga sõita, siis on 1/3 diislist odavam ja on keskkonnasõbralik kodumaine kütus. noh, väga lihtne. oleks vaid siin kuskil mõni esindaja, kes nagu võtaks selle teema kanda. ma arvan, et selles mõttes õige mõte, et noh, et neid ärivõimalusi selgitada, aga näiteks ma toon ühe näite, et miks paljud ehitajad ei taha teha siis seda otsust, et teeme siis säästliku maja, on see, et esiteks seal on risk, et sa teed ehitusvea ja tegelikult sa seda keskkonnasäästu või seda energiasäästu ei saavuta, kuna üks ehitaja puurib valesse kohta augu ja sealt hakkab lihtsalt tuul läbi puhuma. Ja siis see kallis materjal lihtsalt ei tööta. Nii riskantne see õnneks ka ei ole. Ei, selles mõttes on küll võimalik õhusillad jätta, et see tuleb osata peaaegu ehitada. Aga õnneks see probleem, me saame paar aastat sellel teemal siin veel istuda ja rääkida, kuidas peaks. Õnneks 2019 alates on Euroopa direktiiv ütleb, et kõik avalikud hooned peavad olema ligi nullenergia majad ja 2021 kõik majad. Nii et see probleem nagu laheneb ära. Nii et no, äkki siis nii kaua võime me arutada, et kas peaks. Pärast seda on selge, jah. Ainu võimalik, et praegu on lihtsalt see, et me oleme raisanud ära mõned aastad selle, kui me oleks võinud hakata pihta ja teistele siis eksportida seda know-how'd. Et tõenäoliselt siis 2018 oktoobris avastame, loome kiirelt rakkerühma ja siis võtame hästi kalli raha eest teised, kes on teinud seda niimoodi nõustama. Aga kuidas saaks nii, et teistes sektorites saaks olla see samm ees ise esimesena pakkuda? Ja mis sektoris? No meil on sihuke tundmatu väike ettevõte nagu Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Näiteks kui nemad võtaks vaevaks ja hakkaks tegema seda, neil mõned eurod on, ütleme, mille arvelt saaks nagu seda turgu käima panna. Võib-olla vaadata nagu tehnoloogiast natuke laiemalt nagu seda ärimudeli innovatsiooni poolt ka, mis tihtipeale ära unustatakse, et ma üldiselt väga suur otsetoetuste pooldaja ei ole, et pigem ma näen nagu riigi rolli sellise soodsa keskkonna loojana. Ja käisid alguses meil ka läbi märksõnad nagu funktsionaalne majandus ja jagamismajandus. Ehk siis kui vaadata näiteks, mille taha põrkuvad näiteks uued ärimudelid nagu Uber taksonduses, Airbnb hotellinduses. Teslal ei lubata autosid müüa otse USAs näiteks, eks ole. Ehk siis võib-olla võiks olla Eesti eesrinnas näiteks selles, et sellised uute ärimudelite takistused kiiresti suudab ära kaotada. Nägin, noormees kergitas seal kõvasti kulmusid ja tegelikult ma tuleksin tagasi hoopiski ühe teise teema juurde, nõudlus. Et kui me vaatame, me räägime ringmajandusest, on ju, seesama Reet Ausi kleit on 80 eurot ja H&M-is ostad kleidi 8 euroga. No võt. Nii et vaatan, et naispublikut on siin piisavalt palju, et siis sa püüa selgeks öelda ühele inimesele, kes teenib Eestis miinimumpalka, et ikkagi see ringmajandus ja upcycling toode on jube hea ja loodusele on see hea ja keskkonnale. Aga kust see inimene võtab selle? Ja, see on võib-olla natukene ekstreemne näide lihtsalt, et ei peagi olema siis see kaup temale. Aga kui sa pead seal mingisuguse mõne muu kauba puhul maksma näiteks seda lisa siis premiumit nii-öelda eestikeelne sõna ilus, et siis 20% näiteks nii, siis ja kui ta on juba koduomanik, siis järelikult tal on teatavad kohustused, teatavad võimalused, siis sellise inimese puhul see on väga oluline kaalutlus juba ja väga asjakohane. Aga ma olen nõus jah, aga samas jällegi Reet Ausi toote puhul ka ma nii palju tean tema tooted, et ta on väga kvaliteetsed. Ja H&M-i puhul ma ei tea, kui kvaliteetsed need on, et võib-olla tema kasutusperiood ongi 10 korda pikem, võib-olla 12 korda pikem. Seal tekib see emotsionaalne probleem muidugi, et naisterahvad ei taha kanda sarnast riiet. 20 aastat, ja ma olen täitsa nõus. Tegelikult see on väga õige probleem minu arust, mida puudutada, aga mida me oleme näiteks näinud
miks mina tulen tagasi selle analüüsi juurde natukene, on see, et me elame selles mõttes väga huvitaval ajal, kus tehnoloogia ja eriti keskkonnasõbralikud tehnoloogiad on palju kättesaadavamad ja palju mugavamad kui võib-olla nad olid 10, 15, 20 aastat tagasi. Et selles mõttes neid uusi lahendusi järjest tuleb, võib-olla lihtsalt peab tõesti nagu inimesi ka selles osas harima, et mis tooteid, kuidas neid kasutusele võtta. Et noh, lihtne näide, et seesama, et kuidas sa kütad oma elumaja, et kas see on siis puugaas või on see kütteõli. Et tegelikult puugaas, mis on täna üks kõige soodsamaid kütteviise, on tegelikult ka üks keskkonna puhtamaid selles osas, et aga küsimus on, et paljud inimesed täna seda teavad ja kes neid, et kuidas seda mudelit nii-öelda suurtesse massidesse ruttu viia on ju. Ei no jah, ma arvan, et õunu tuleks ikka õuntega võrrelda jah, et kõik tooted on ju erinevatel segmentidel, et sul on business to business tüüpi lahendust, kus sa lähed, ütled, et näed, et su energiakulud on sellised, me paigaldame sulle selle tehnoloogia, eks ju. Ja tasuvusaeg on, ma ei tea, 14 kuud ja osta ära. Ja siis on suhteliselt nagu imelik, kui sa ei ostaks seda lahendust, millel on väga mõistlik, parandab su konkurentsivõimet ja efektiivsust. Ja siis teised on väärtuspõhised see, et sa müüd, eks ju, T-särki, mis on ilus ja ütled, et seda ei teinud väiksed lapsed, eks ju, kellest väga paljud said tervisekahjustuse, sellepärast et teksade siniseks värvimine on üks mürgisemaid tegevusi, vaid et see on vastutustundlikult jääkidest. No, ja siis kas sa oled nõus selle eest maksma? Mina ütlen jah, ütlesin ka jah, mul on see noolega särk olemas. Et noh, seetõttu sa pead nagu ikka, et räägime sellest, et kas mingid lahendused on sellised kõige mõistlikumad ja toredamad. Minu lemmikud on ikka need, et mis annavad rahalist säästu, lihtsalt natuke tuleb vaeva näha ja mis on keskkonnasõbralikumad. Aga teised on jah see, et kõik uued asjad ja tehnoloogiad enamasti alguses on kallid, neid ostavad fanaatikud väärtuspõhiselt, ütlevad no matter what, lihtsalt kuna see on äge ja keskkonnasõbralik, ma ostan ja ajapikku siis see tehnoloogia areneb, muutub kättesaadavaks rohkematele. Et noh, loodame, et see juhtub ka Veravooli, eks ju, toodetega. Ivar, aga ma tulen korra selle villa juurde tagasi, et ma vahepeal meenus, et aga kas siis kinnisvaraarendajad ei oska ka arvutada? Oskavad, tihtilugu nemad oskavad. Aga miks nemad ei osta? Ostavad. Aga ütleme, meie puhul on segment pigem eramu tüüpi hooned, nii et seal kortermaja sektoris, seal me täna väga ei esita oma lahendusi lihtsalt või nad sinna ei sobitu. Ja seal on ju see aspekt ka, kui sa arendad, et müüa ära, siis sa ju tahad, et see oleks võimalikult odav, sa müüd selle ära, eks ju. Sind ei huvita see, mis on pärast need energiakulud, et tuleme omanik. Ka siin on vaja. Ja noh, ütleme üürniku puhul ka. Ka siin on vaja trendi muuta ja on sellised arendajad, kes teevad müügiks ja teevad kontseptsiooniga. Nad eristuvadki läbi selle, et nad teevad hästi. Nende toote tuleb kallim, aga nad müüvad sellega suurema tõenäosusega või kiiremini ära. Nii et sellised julged on ka selles sektoris. Kindlasti on olemas. Aga ma tahtsin enne veel lisada seda, et võib-olla polegi vaja seda rõhutada, et see ökoinnovatsioon, need muutused on kättesaadavamad täna kui 15-20 aastat tagasi, vaid vaadata võib-olla veel kaugemale. Et me justkui nagu kordame seda, mis kunagi oli. Et me ju ehitasime lokaalselt, me ei vedanud materjale kaugelt siia, me ehitasime kohalikust materjalist, me tegime kõike koha peal, ka põllumajanduses, kõik oli mahe. Vahepeal lihtsalt toimus mingi ekspansiivne nihe ja nüüd me üritame jälle seda puhtamaks pesta, et jälle sinna tagasi minna, kus me kunagi ammu olime. Ja võib-olla tagasi tulles siia selle ringmajanduse kontekstid, siis äkki vaataks korra sellesse kohalikku ehitusse, kohalikku tootmise sisse, et kuidas on võimalik seda toetada. Ja sina mainisid väga hästi ikkagi jätkuvalt seda ettevõtete soodustamist, ettevõtlikkuse soodustamist, keskkonna loomist, siis mina tooks siia nagu kaks tähelepanekut sisse. Üks, mida meie ettevõtjatena ootame ja mida me täna ei tunne, et oleks veel piisavalt hästi lahendatud, on aus konkurentsikeskkond. Et liiga palju on ebaausat võitlust, me ei konkureeri ühistel alustel, kõik ei austa neid mängureegleid ühtemoodi. Ja see pärsib
väga olulisel määral just meiesuguste ettevõtete jätkusuutlikkust. Ja teine asi, nüüd läks mõte mul ära, mis see teine moment oli, aga võib-olla keegi tahab lisada. Tuleb tagasi. Esimesest äkki too mõni näide. Ma ei suuda sinu puhul ette kujutada, mis see näiteks. Ma tooksin võib-olla siis kahepoolse näite, et üks asi on see, et miskipärast on meie kultuuris väga levinud see, et eraklient, kui ta läheb Selverisse saia ostma, siis ta ei vaidlusta müüjaga tehingut tehes käibemaksu osa. Aga kui ta teeb sellist nii-öelda näiteks soojustuses mingisugust sellist tehingut, siis ta miskipärast eeldab, et see on nagu selle võrra väiksem, see summa. Et siin on mingi selline väga levinud hoiak, mis takistab nagu konkreetselt halvab selle ettevõtte tegevust, kes tahab järgida reegleid. See on nagu siis jah, kõige võib-olla selgem näide. Oli piisavalt sain aru, jah, sain aru. Mul on jätkuvalt küsimus, et siin ma jälgin sõrmega on järginud samast OECD soovitustel, mis ma teile ka ennem saatsin, et mis OECD on välja töötanud, et kuidas avalik sektor võiks ja saaks väike keskmise suurusega ettevõtteid toetada ja mis on need põhilised probleemid. Ja ma vaatan ilusti, te olete sujuvalt kõik teemad ära kattud, peaaegu. Et võib-olla ainuke, mis ma siit veel välja tooksin, on ebakindluse vähendamine ettevõtete hulgas. Et võib-olla siis just sellest aspektist võib-olla, et kui me vaatame, kuidas olla maailmas silmapaistvam, eks, et oleks see, et mitte me ei oota, et trend tuleb siia, vaid me vaatame, mis turud mujal juba, kuidas mõttelootsid lääne pool näiteks on arenenud ja kuidas nagu Eesti ettevõtja, kes tahab uue lahendusega turule minna, et tema jaoks ju on Eesti turg eelkõige alati see testturg ja kui siin ei ole see klient võib-olla niivõrd valmis seda vastu võtma, et kuidas vähendada seda ebakindlust, et ta ikkagi on julgeks selle sammu teha ja minna testturule siis kas või välismaale või ütlesõnaga, kuidas. Ma lisan siin kohe kommentaarini juurde, et testturg ei saa olla nagu välisturg. Ma arvan, et testturg peab olema koduturg ja kui sa siin suudad midagi korda saata, siis sa võid minna väljapoole. Ja Eesti puhul see sama turu väiksuse küsimus ja see, mis ma arvan, et lööb päris palju või mõjutab päris palju. Me ise oleme niimoodi mõelnud, et või unistanud sellest, et kui me siin saame hästi hakkama, me veel ei saa hästi hakkama. Et kui me siin saame hästi hakkama ühel päeval, siis me suudame seda korrata tõesti igal pool. Ebakindlusest rääkides, et tegelikult kui me mõtleme, mis on ettevõtlus, siis ettevõtluses see ebakindlus on ju sisse tegelikult kodeeritud. Kui me mõtleme, missuguses maailmas me elame, kuivõrd palju ja kui kiiresti see muutub, et siis see on samamoodi. Ja ma saan üsna hästi aru, mida OECD targad inimesed on selle all mõelnud, aga samal ajal, mida riik saab teha ebakindluse vähendamiseks on see, et ta saab anda oma ressursse, kas või siis kui me räägime välisturgudele minekust, meil on olemas EAS-i välisesindajate võrgustik ja meil on olemas saatkondade võrgustik. Kui me vaatame jällegi näiteks toidusektorit, mis toimus aasta aega tagasi, üks väga oluline eksportturg lihtsalt langes ära, mida riik tegi ja mida sel hetkel oli meil väliskaubandusminister Sulling, aitas minna välisturgudele ettevõtetele, et see, et ma arvan, et pea kõik ettevõtjad tegelikult nagu ütlevad, et mis mõttes, et mis ebakindluse vähendamine, et ebastabiilsus ongi äri üks alustaladest, aga mida riik saab teha, on anda seda kindlust, et meil on olemas see diplomaatiline kohalolek erinevates regioonides. Need diplomaadid tegelikult on need, kes suudavad Eesti ettevõtete huvisid nendes regioonides kaitsta. Ma olen ise aastaid olnud Hiinas ja me näeme, kuidas hiinlased tulevad Euroopasse, võidavad siin turgu. Samal ajal nad on ise väga protektsionistlikud, nad ei lase Euroopa ettevõtetel oma turule minna ja nad teevad väga nüansirikkaid regulatsioone, mis seda takistavad. Ja mida saab diplomaat siin teha, on näiteks sellele järjepidevalt viidata aasta-aastalt, sest olgem ausad, Hiinas need asjad ei toimu. See protektsionism ei ole kusagile kadunud, kuigi võib-olla sõnades seda öeldakse.
ja miks ma nüüd Hiinast räägin, on tegelikult Hiina on üks selline suurriikidest, kus vajadus ringmajanduse järgi on väga suur. Hiinlased on ise sellest aru saanud, et meil ei ole piisavalt ressursse, me saastame liiga palju. Hiina valitsus on öelnud välja, et meil on sellised linnad, kus peaaegu 100% elanikest on mingisuguse pikaajalise haigusega selle suure tööstustoodangu pärast. Ja siin on see, kus me saaksime jälle oma nutikate lahendustega turule minna. No, ma arvan, et mida riik võiks teha, on tegelikult ma arvan, meie riigi eestvedamisel võiks tekkida ikkagi selline üks ilus nägemus sellest, et milline võiks see innovatiivne roheline majandus Eestis näiteks 10 aasta pärast välja näha. Et see ei oleks lihtsalt, et kuskil kliimaeesmärkides on lubatud 5% mingit näitajat alandada, vaid et me räägiksime selle eesmärgi nagu selliseks laiapõhjaliselt arusaadavaks. Näiteks väga hea on see, et aastast 2019 me ehitame ainult selliseid maju, mis on energiasäästlikud. Ja selliste piltide joonistamine, kas või näiteks see, et lepitakse kokku, et alates aastast 2019 politsei sõidab ainult gaasiga ja on puhas, biometaaniga, jah. Ja tehakse see kokkulepe ära, siis langeb ka ära see pool, et näiteks, et need, kes peavad siis selle biometaani tootmiseks vajalikud investeeringud tegema, et neil tekib teatav kindlus. Et meil on nii suur nõudlus olemas, mul tasub need investeeringud teha. Ja siis hakkavad, ma arvan, need väiksed sammud moodustuma selliseks üheks suuremaks pildiks, mis võib-olla tõesti lõpebki sellise ilusa unistuse täitumisega, et me ühel hetkel oleme kõige väiksema ökoloogilise jalajäljega majandusega riik maailmas. Ja ma arvan just see kindlustunde, seesama biometaani näide, eks ju, et oluline, et kui riik ütleb, et täna on transpordisektoris biometaan aktsiisivaba, eks ju, et kui siis järsku lähebki nii, et Tartu võtab kasutusele ja politsei võtab kasutusele ja teised prügiautod sõidavad biometaaniga, nagu nad aastakümneid juba Rootsis sõidavad, et siis riik ei ütle, et oi, aga nüüd kütuseaktsiis laekus vähem, et aga ja näe, seal kasutatakse, tegelikult võiks sinna ikka aktsiisi panna, see on ikka gaas ju teil seal. Et see on see oluline, eks ju, et tõesti need raamtingimused peavad ja pikad plaanid peavad. Aga üks asi innovatsioonist ja ökoinnovatsioonist rääkides, mis mulle tundub täna nagu selline nii-öelda instrument või toe pakkumine, mis on puudu, mida ma nägin Taanis, mis mulle väga meeldis. Taani nii-öelda rohetehnoloogia, mis tahes, on see mingi veetehnoloogia või jäätmetehnoloogia, mis iganes. Et kui ta tahab minna välisturule ja tal on olemas toode, esimest klienti otsib. Esimesele kliendile, kui läheb Eesti ettevõte, ütleb, et osta ära, et see energiatarve väheneb 23%, vaadatakse nagu kahtlustavat otsa. Klient, oled kuhugi müünud? Ei ole, aga et raudselt töötab, osta ära. Et väga ei usuta seda, eks ju. Läheb Saksa ettevõte, võib-olla ostetakse, Saksa ikka oskab teha neid asju. Et mida Taani siis pakkus, oli see, et ta on garantii esimesele tehingule. Et kui Taani ettevõte eksportis, müüs seda rohelist lahendust, ütles, et see vähendab nii palju, ütleme, su saastet või mida iganes, eks ju. Ja kui see siis ei töötanud, siis kompenseeriti sellele esimesele kliendile. Ja see võttis maha pealt selle tehnoloogia ja finantsriski, et kurat, et panen suure raha selle alla, eks ju. Peaks olema parem, aga tasuvus on hoopis kehvem, sellepärast et näitajad on kehvad, eks ju. Et see aitab seda nii-öelda esimest tehingut, esimest klienti teha. Et mul tundub näiteks siuke nii-öelda garantiitoode riigi poolt on täna võib-olla puudu, mis aitaks just innovatsiooni ja eksporti mõlemat parandama. Ma võib-olla tahaksin veel korra rõhutada pilootprojektide olulisust ja kui me räägime, et Eesti on väike, et see ei ole alati miinus, see võib vaadata kui ka pluss, selles mõttes tänu see väiksusele tegelikult me oleme palju paindlikumad selliste uute tehnoloogiate, ütleme, eluslaborina või sellise, katselaborina selles mõttes. Ja Eesti inimesed siiski on üsna altid proovima uusi asju.
ja võib-olla veel, et noh, ettevõtja seisukohast üks suuremaid riske tegelikult, ma ei tea, kas igaüks seda teadvustab selliselt või mitte, aga ütleme, üks suuremaid riske tegelikult on see, et tehakse kliendi ootuste kohta valed oletused. Et just sellised pilootprogrammid ja eluslaborid võiksid olla need, kus siis nagu testida, et kas see tehnoloogia tegelikult vastab minu potentsiaalse kliendi ootustele. Ja ütleme näiteks, kui võtta siin üks lugu, millega Eesti on tuntuks saanud Euroopas, pisut ka maailmas, meie elektriautode toetusprogramm. Et näiteks siis muudes valdkondades oleks samamoodi, et kui oli autode ostutoetus, siis tegelikult kõrval oli ka pilootprogramm minirent. Selles mõttes, et sul oli võimalus tegelikult proovida sõita nagu sa oleks justkui kasutaja. Et see, noh, kui sa lähed autosalongi ja küsid proovisõiduks pool tundi, see ei ole see. Ehk just selliseid erinevaid pilootprojekte, eluslaboreid võib-olla võiks riik kuidagi toetada. Aga see peaks olema loomulikult nagu selles mõttes nagu lühiajaline. Et see ei oleks nagu see, et mingi ettevõte oma ärimudeli ehitabki selle toetuse peale üles, vaid lihtsalt nagu neid oletusi testida ja võib-olla ka ja neid lahendusi testida võib-olla, mis on loodud mitme ettevõtte koostöös. Ma julgeksin oponeerida Liinale, sellepärast et olles ise tootearendusega päris palju kokku puutunud ja hariduselt ka tootearendaja, tegelikkuses me ei saa kunagi teada kliendi ootusi ja selle peale üles luua oma toodet, sest klient ütleb selles küsitluses või ükskõik, kas sa nimetad seda fookusgrupiks või kuidas sa seda läbi viid. Jah, ma tahan sellist toodet, ma tahan uut maitset. Reaalsus on see, et ta läheb poodi ja ta ostab ikka maasikamaitselise jogurti. Eluslabori mõte ongi see, et sa ei küsi mitte midagi, ei intervjuus, fookusgrupis ega midagi, vaid sa lihtsalt paned ta reaalselt sellesse olukorda ja jälgidki, kuidas ta käitub, isegi siis, kui ta ei tea, et teda jälgitakse. See ongi see mõte ja sealt tulebki nagu, noh, iialgi, ma olen nõus tõesti sellega, et sa iialgi ei saa 100% teada ja veel enam üldistada kogu nagu rahvastikule neid järeldusi ootuste kohta. Aga sa siiski saad palju täpsemalt teada, kuhu suunas need oletused või tähendab ootused võiks nagu suunduda. Ma olen sellega nõus, et ma olen nüüd see aasta käinud peaaegu 6 aega iga päev jalgrattaga tööle. Et väga valgustav kogemus. Positiivses mõttes, hoolimata väga kehvast suvest. Aga kui sa ühel hetkel hakkad seda tegema ja sa harjud juba sellega ära, et siis see kõik on juba nagu ühel hetkel sulle uus normaalsus. Ja täna näiteks, mida väidavad kinnisvaraarendajad, näiteks miks puitmaju väga palju ei arendata, on see, et väidetakse, et inimest lihtsalt ei osta. Inimest lihtsalt ei taha osta. Võt meie siin kõik oleme hästi teadlikud inimesed, elame oma selles teadlikkuse mullis. Aga kuskil on väga suur hulk inimesi, kes ilmselt, kellel puudub see puitmajas elamise kogemus või neil on mingi hirm sellega või mida iganes. Et selles mõttes selliste pilootprojektidega on võimalik kindlasti seda alla suruda. Ja ma toon näite ka nagu ekspordi, millest mina väga usun, et eestlased täna tegelikult väga palju teevad juba niisugust lahedat keskkonnateadlikku innovatsiooni, et kas või seesama puidust pilvelõhkuja, mis ehitati siis Bergenisse Norrasse, mis on hetkel maailma kõrgeim. 14 korrust, puidust liftid, sahtid, puidust trepid. See kõik on toodetud Tartus. Et see maja, et selles mõttes see on võimalik. Aga millest mul on südamest kahju on see, et meil käib sadu tuhandeid turiste iga nädal. Või palju neid suve jooksul käib, mingi 8 miljonit vist käib Tallinnas, kui ma õieti mäletan. Et meil ei ole Tallinnas mitte ühtegi kohta, mis näitaks tegelikult, mida Eestis, millist sellist keskkonnaalast lahedat innovatsiooni tehakse. Et võiks selle peale mõelda ennem kui Kalamaja ja siis kogu see sadamapiirkond on juba täis ehitatud. Puulusikad ju on. Puulusikad on tõesti olemas ja ma ei tea, kui öko nad on tegelikult. Ilmselt Lätist ja mingi plastmass.
meil on jäänud 10 minutit lõppsõna selle diskussiooni kokkutõmbamiseks, et ma tuleks nüüd tagasi selle põhiküsimuse juurde, et kes seda kõike siis teeks. Et meil on siin nüüd nendest 8 punktist, mis mul siin OECD nimekirjas on põhimõtteliselt, kui ma nüüd jälgisin, te katsite ära kõik võimalikud teemad nii selles võtmes, et on palju, mida juba tehakse, kui selles võtmes, et on palju häid mõtteid, mida annaks veel ära teha. Et kas Eestis peaks olema üks avaliku sektori organisatsioon, kes tõstab selle lipu kõrgele üles ja ütleb, et ringmajandus, rohemajandus ja mis iganes kõik teised märksõnad ühe tervikuna on meile olulised või peaksime me jätkamagi nii, et igaüks teeb midagi oma nurgas ja kui siis mida sina oma organisatsioonis ära teed? Ma tahan konkreetsete nagu lubadusteni jõuda siit ka. Minul on väga lihtne, mina luban konkreetselt, et see inimene, kes tegeleb meil innovatiivsete riigihangete ettevalmistamisega, looks ühenduse ühe meie tänase panelistiga ja loodetavasti sealt tekib mingisugune väga reaalne pilootprojekt. Aga kui sa küsid nagu kes organisatsioonidest, ma arvan, et see ei peaks olema üks, et see oleks ikkagi koostöö. Et meil on see, et meil on erinevad organisatsioonid, kellel on kõikidel erinev funktsioon, et see ongi täiesti normaalne. Aga tähtis on see, et need organisatsioonid omavahel suhtleksid ja teeksid asju koos ühiselt ja ühise eesmärgi nimel ja siinjuures nii avalik sektor, erasektor kui kolmas sektor koos. Ja ma ütleks, et meil on erasektori katusorganisatsioonidega, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on väga head suhted ja praegu on tööstuspoliitika dokument roheline raamat ettevalmistamisel, et kõikidel ettevõtetel on võimalik seal osaleda. Ma loodan, et kes kusagil organisatsiooni kuuluvad, et nad on sellest teadlikud ja selles protsessis kaasas. No, mis meie lubame ära teha? Nagu lubamiseks läks, et tegelikult me juba täna analüüsime neid kohti majanduses, kus tegelikult keskkonna teadliku innovatsiooni abil võiks säästlikumalt käituda. Otsime neid mudeleid, mis võiks töötada, et olgu see siis biometaan või siis kuidas käivitada energiaühistuid või mismoodi peaks ühistransporti ümber korraldama. Aga mis puudutab seda, siis mina tugevalt usun sellesse, et sellise positiivse pildi, milline me tahame olla, et see tuleb meil kõigil nagu selleks natuke vaeva näha ja siis see pilt nagu laiemale üldsusele maha müüa. Et väga tore oleks minu arust see, kui meil õnnestuks kamba peale tekitada see olukord. Ma arvan, kõik, kui me seda üksi teeksime, siis sellest ei tule midagi välja, aga et järgmistel valimistel ikkagi koalitsioonilepingusse kirjutatakse midagi väga lahedat selle kohta sisse. Mitte mõni igav protsent, vaid võib-olla niisugune palju tugevam loosung, mis nagu, mida enamus inimesi ka saavad aru. Et nende protsentide ja promillidega on tihtilugu see, et see ei kõneta kedagi, kaasa arvatud poliitikuid. No kui lubadakse, siis ma luban, et ma ei jäta varasemaid lubadusi täitmata. Et selles mõttes, et KIK-ile on juba lubaduste vastu antud näiteks 108 miljonit eurot selleks, et toetada investeeringuid ressursisäästlikesse tehnoloogiatesse tööstuses. 43 miljonit eurot selleks, et innovatiivseid tänavavalgustuslahendusi Eestis juurutada. Millest muideks Paides siin samas on pilootprojekti raames. Me oleme 7 Eesti linnas tegemas ja just nimelt sellist, kus me nägime, et Tartu üritas iseenese tarkusest teha, säästliku valgustustega ei osatud ja hanke läks nihu, kõige odavam pakkumine, lõpuks see valgustus töötanud. Et seekord me tegime juhtrühma, kus me võtsime TTÜ teadurid, energeetikaettevõtete esindajad, ABB esindajad ja nii edasi. Vaatasime läbi hanke lähtetingimused, kõik ülesanded, spetsifikatsioonid selleks, et need 7 linna saaks parimad valgustused, moodsad, töötavad
õige kõrgusega, lisaks selgus, et see pirni väljavahetamist ei piisa, juhtautomaatika, kõik vajab uut kaabeldust, et sa pead muutma posti kõrgust ehk posti kõrgused vahetatakse välja. See kõik on minu arvates hea näide edukast ja mõistlikust riigihankest. Nii et lubame, et me vahepeal rumalamaks ei lähe. Kes neid lünki täidab? Kas need lüngad, mis täitmata on, mõne lünga enda peale võtate? Lüngad, meil on nende lubadustega juba nii palju tegemist, aga ei, selles mõttes väga hea meelega. Ma ütlen seda, et me jätkuvalt oleme huvitatud ja vaatame ringi, sest ütleme Euroopas, mis on Eestil kasutamata võimalus, on see, et Euroopas EBRD, EIB, Nordic Investment Bank, kõik sellised nii-öelda multilateraalsed investeerimisorganisatsioonid väga tahavad energiasäästu, taastuvenergia, roheinnovatsioonis rahastada uusi ärimudeleid, on need energiateenuse ettevõtted, on need lahenduste pakkujad, mida iganes. Et Eesti ei ole kasutanud neid võimalusi ära, nii et mida me vaatame kindlasti tulevikus lähiaastatel on ka see, et kas me saaks koostöös mõne sellise rahvusvahelise rahastusorganisatsiooniga tuua täiendavaid vahendeid, sest ütleme, Eesti need keskkonna väljakutsed on piisavalt suured, et sinna raha saab kõvasti investeerida. Ehk mida me tahame teha, on ikkagi uut tüüpi rahastusinstrumente veel aidata välja töötada ja käivitada, mis kogu seda valdkonda arendaks. Aga täna, kus me oleme, kaugküte, tööstus, tänavavalgustus, et kõik need valdkonnad me väga arvestatavaid summasid investeerime. Ja meie tahaks veel... Jäätmekäitlus 25 miljonit. Aitäh. Veemajandus 144 miljonit. Aga kes tekstiilile raha annab? Tekstiilis näiteks oleme väga uhked selle üle, et Viljandis Toom Tekstiil on tänu meie toetusele, nad investeerisid ja tekstiilijäätmeid taaskäitlevad üle 50% Eesti tekstiilijäätmetest. Minu arvates see on suhteliselt suur number. Mul oli see tänuavaldus enne pooleli, et ma tahaksime veel kord tänada siis Keskkonnainvesteeringute Keskust selle auhinnaraha eest eelmisel aastal, mis läks tehnoloogiasse. Aga täna on see, et meil tehnoloogiasse pole nagu raha vaja. Meil on praegu raha vaja mujal, näiteks müügivõimekuse tõstmisel. Et kui suudaks ka midagi selles osas välja mõelda, siis olge lahked kutsuma. Ja EAS on märksõna. Ja lihtsalt lõpetuseks võib-olla, mida ma ise ootan, on see, et siis meie turud ja meie teadmised muutuksid rahvusvaheliseks või rahvusvahelisemaks. Samas meie toorained, ressursid muutuksid rohkem kohalikeks. Ülikool vast siiski jääb ka üldjoontes oma nii-öelda põhiraamidesse, et 2 sellist suuremat valdkonda, mis meil on, ehk siis kõigile riigiasutustele ja ettevõtetele olla hea partner igasuguste vajalike analüüside läbiviimisel. Samuti on võimalik interdistsiplinaarseid analüüsimeeskondi kokku panna ja teiselt poolt siis nagu juba ka varem läbi käis, et nii hästi kui oskame ja suudame, kasvatame uut tarbijate ja ettevõtjate põlvkonda. Aitäh teile. Kui ma selle teema välja pakkusin, siis ma sel hetkel veel tundsin, et kõik on Eestis ikka nii halvasti ja keegi midagi ei tee ja mina ettevõtjana on nii nagu ma ei leia enda kohta. Ükskõik kuhu ma lähen, mulle öeldakse, et meie sellega ei tegele, mine räägi kellegi teisega. Aga selle ettevalmistuse ajal ja nüüd siin seda diskussiooni kuulates minu arusaam sellest olukorrast on märgatavalt muutunud. Ma olen osaledes ka Green Tech või selles Climate Launchpad programmis ma avastasin järsku, et ma saan selle toe, mida mul vaja on. ja tegelikult on see teema on tõesti viimaste aastate jooksul nii suure hüppelisega edasi arenenud, et seda on väga tore vaadata. Et ma soovin teile jõudu, edu ja aitäh. Aitäh sulle kokku kutsumast. Aitäh.